Ma saan väga hästi aru nendest inimestest, kes ütlevad, et ma ei taha tegeleda poliitikaga, ma ei tunne mingit huvi poliitika vastu. Mina ka ei tahaks. Elus on nii palju muud ilusat ja huvitavat. Tahaksin lihtsalt nautida igat päeva kõige sellega, mida ta mulle toob. Olemas olemine selles ilusas, imeilusas maailmas, Eestimaal, on ju lausa rõõm. Tõsi. Aga on aegu, mil iga inimene, kes näeb ja mõistab, mis maailmas toimub, kellele läheb korda, missuguse maailma me pärandame oma lastele ja laste lastele, otsustaval ajaloo hetkel oma rahva tuleviku jaoks ohtlikul ajal peab iga vastutustundlik väikese rahva liige vähemalt püüdma takistada ahnusest ja võimuihast pimestatud karjääripoliitikute rahvavaenulikku tegevust. Me elame jälle ühtpöördelist aega. Meid ründab taas jõuliselt üks totalitaristlik ideoloogia, seekord mitte punane, vaid triibuline. Viimased presidenditoolil istujad ja presidendi palga võtjad on olnud selle triibulise ideoloogia ustavad propageerijad. Me vajame praegu presidenti, kes suudaks taastada selle ameti väärikuse, mis on viimase 15 aastaga maa ligi kukutatud. Meil on vaja troonile tõsta terve mõistus, terve reaalsuse taju, et me näeksime ja mõistaksime maailmas toimuvaid protsesse õigesti, mitte nii, nagu meile neid sageli serveeritakse. Ei ole ju enam raske vahet teha tõe ja vale vahel poliitikas ja ühiskonnaelus, sest vale on muutunud läbipaistvalt primitiivseks, kohati hullumeelseks. Inimesed ei tea enam, mis soost nad on. Me elame nagu mingis hüsteeria udus. Aina jaotatakse meid gruppidesse, mida vastandatakse üksteisele, meid ässitatakse üksteisele kallale. See on taotlus. Just nimelt tahetaksegi seda, et me omavahel kakleksime ja ei saaks aru, mida meiega tehakse. Konservatiiv ütleb, me tahame, et Eesti oleks meile ja meie lastele ilus ja turvaline kodu. Me ei taha väljast sisse tuua lahkhelisid ja võimalikku vägivalda. Aga need, kes nimetavad ennast liberaalideks, ütlevad, et see on rassism, ksenofoobia, natsism, fašism, tagurlus, sallimatus, suletus. Et inimesed, kes nõnda mõtlevad, on mölakad või koguni saast. Me räägime erinevaid keeli, kallid sõbrad. Me just nagu elaksime kahes erinevas maailmas. Kuidas oleks võimalik? Ja kas oleks võimalik? Ja kes suudaks meid sellest olukorrast välja aidata? Kui meil oleks demokraatlikult valitud president, kes meie olukorda õigesti hinnata oskaks, mitte ei räägiks meile Brüsselist sisse toodud valesid, ehk riiklikult paika pandud autoriteet, äkki siis hakkaksid ka
need nõndanimetatud liberaalid natuke kainemalt mõtlema. Ehk meil on praegu vaja üdini konservatiivset, klassikalisi moraalireegleid ja väärtusi austavat presidenti. Julget meest, kes ei teeks kummardusi ei ida ega lääne suunas. Vastasel juhul ei ole meil presidenti üldse vaja ja me võiksime Kadrioru lossi uksed väljastpoolt kinni naelutada. Mina usun, et Henn Põlluaasal on olemas kõik omadused selleks, et saada just niisuguseks presidendiks, nagu praegusel ajal, meie tänasel päeval vajab minu armas Eesti rahvas. Henn Põlluaas